Tere! Kas sa oled kunagi tundnud ennast läbi põlenud? Või et ei suuda keskenduda? Pane ekraan kinni. Täna tahaksin rääkida vaimsest tervisest ja sellest, kuidas me saame seda hoida, et meie elu oleks tasakaalus ja täis heaolu. Vaimne tervis on see, kuidas me end igapäevaelus tunneme, kas me suudame toime tulla erinevate väljakutsetega, kas meil on tasakaalu ja rahu oma mõtetes ja tunnetes. Aga kuidas teada, et on aeg muuta? Kui sa tunned, et su meeleolu on pikalt madal, sul on raske rahuneda või sind valdab pidev mure, siis võib olla see märk, et tasuks oma vaimse tervisele rohkem mõelda. Üks lihtsamaid ja kõige mõjuvamaid viise vaimse heaolu hoidmiseks on liikumine. Väga tähtis on ka puhkus ja magamine ja kindlaks teha, et saad hea une kätte. Liigne ekraaniaeg võib olla seotud suurema ärevuse ja stressiga. Kui pidevalt sirvime sotsiaalmeediat või loeme uudiseid, võib see meid üle koormata. Proovi teha väiksemaid pause ja panna telefon kõrvale. Väga hea on ka aega hommikul enda peale mõelda. Veeta aega iseendaga ja oma mõtetega. Meie toitumine mõjutab meie vaimset tervist rohkem, kui me sageli arvestame. Kui toidu laual on palju töödeldud toite ja suhkruid, võib see meie meeleolu ja energiataset langetada. Me ei ole kunagi üksi, kui meil on inimesed, kes meid toetavad. Kui tunned, et elu on raske, räägi ka siis oma lähedastega. Kui me räägime vaimsest tervisest, siis me ei saa unustada ka neid hetki, mis teevad meid õnnelikuks. Kui tunned, et oled täiesti ummikusse jooksnud ja ei suuda enam ise hakkama saada, siis on täiesti okei otsida professionaalset abi. Kui te päriselt tunnete ennast nii masenduses, pöörduge kellegi poole. Olgu selleks pere, sõbrad, arst. Keerulised ajad on okei. Selleks, et tunda, et teed midagi oma eluga, pead alustama väikeste sammudega. Võib-olla leiad ennast trennis kellegina, tööl. Igate moodi sa ei ole üksi. Väikesed teod ja sammud on need, mis aitavad sul rajada endale tee. Sa ei tohi jätta midagi tegemata, mida sa oled varem endale lubanud. Ja kui oled, siis on täna õige aeg alustada. Leia uusi tutvusi, proovi seda harjutust jõusaalis, mis sa oled tahtnud proovida. Spordi harrastamine on väga hea viis, kuidas aru saada, mida sa teha soovid. Ja lõppkokkuvõtteks ongi ainult sina ja sinu mõtted. Vabane oma igapäevaelusest stressist kõndimisega või räägi juttu oma sõpradega. Endorfiinid ja dopamin on naturaalsed kemikaalid meie kehas, mis toodavad rõõmutunnet. Selleks, et neid väljutada, peame tegema neid asju, mis meile meeldib teha. Keskendu enda peale rohkem kui teiste peale ja jäta meelde, et sina oled sinu õnne küsimus.